Tere tulemast kõigile. Riigikogu Estonia uurimise huku toetusgrupp alustab tänast koosolekut. Mul on väga hea meel siin koosolekul näha siis ka peaministri asetäitjat Jaak Aabi, siis on ka Rene Arikke, Ohutusjuurdluse Keskuse juht, kes on siis vahetult tulnud siis siis ka mere pealt, mitte päris vahetult, aga ja on jõudnud anda ka pressikonverentsi. See, et Jaak Aab kasutab ka oma abilisena siis ka nõuniku, äkki ütleb ka nime siis? Kristo Kask, jah. Ja loomulikult on kohal siis ka kõigepealt siis toetusgrupi liikmed, Kert Kingo minu vasakult käelt, edasi Urmas Reitelmann, Monika Helme, Marika Tuus-Laul, Ruuben Kaalep, Martin Helme ja Mart Helme. Ja minu mõte on see, et me oleme ilmselt kõik näinud tänaseks päevaks juba neid lugupeetud Rene Arikkese pressikonverentsi, oleme tutvunud ka erinevate meediaväljaannetes kajastuvaga ja seetõttu mul on lugupeetud peaministri asetäitjale selline ettepanek, et me üldse teile praegu sõna ei anna hetkel, vaid me hakkame kohe küsimuste vooruga peale. Et meil ei ole mõtet seda aega lihtsalt ära kulutada. Kaks sõna, aga vaata, et sa ei ületa, tähendab seda normi, mida sa küsisid. Ja korrutada 20-ga. Et lühikene sissejuhatus on see kogu protsessis, et tegelikult eelmises valitsuses, kus ju Martin ja Mart olid, eks ju, ja teada ka hästi, kuidas see protsess seal algas. Eks see käivitaja oli tegelikult see Norra film. Rene ei luba seda dokumentaalfilmiks nimetada, sest see ei ole päris dokumentaalfilm. Ja tegelikult teine pool oli see, et omaksed olid juba pikka aega tegelikult pöördunud. Et nendega juhtus suhtes kogu aeg Justiitsministeerium ja ei toonud seda praktiliselt ka valitsuse lauale. Sel hetkel valitsus otsustas, et see tuleb valitsuse lauale, valitsus otsustab, mis siis teha edasi. Ja sealt see protsess käima läks. Ja kinnitan siis seda, et ka praegune valitsuskoalitsioon on seda siis siin kevad-talvel arutanud ja täpselt selle plaani, mis ka eelmises valitsuses kokku lepiti, kinnitanud ja kogu see edasine tegevus läks tegelikult Ohutusjuurdluse Keskuse kätte. Ja sellega tegelevad siis 3 riigi Ohutusjuurdluse Keskused. Ja vastavad rahad on ka eraldatud, nii et jätkuvalt ütlen, et valitsuses on ka see kindlasti arusaam, üksmeel, et me peame siis võimalikult faktide põhjal kõik siis selgeks tegema. 2 põhilist ülesannet oli kontrollida seda, mida on esitatud selles filmis, siis uuringuga neid fakte ja teine asi siis vaadata üle ka sellel lõpparuanne, mis oli 90-ndatel juba, 97, mis kinnitati, kas seal toodud järeldused ja faktid siis vastavad selle uuringu käigus välja tulevatele faktidele. Aitäh, lugupeetud Jaak Aabile. On vist viisakas anda sõna ka siis Ohutusjuurdluse Keskuse juhile Rene Ariksele. Kaks sõna siis korrutatud 10-ga. Aitäh. Ma arvan, et mul väga palju juurde lisada ei ole, et ma loodan, et te kõik olete suuremal või vähemal määral jälginud seda, mida on nii press kajastanud kui ka meie pressikonverentsil sai edasi antud, et pigem siin ma olen selle jaoks, et koos siis peaministri kohustusele Jaak Aabiga vastata teie küsimustele ja siis ka kui te peate vajalikuks, siis ma olen ka valmis tulema eraldi ja tegema ka teile ka põhjalikuma sellise ülevaate kogu selle projekti kohta, aga see lihtsalt võtab oma korda kuskil tund 15, tund 30 aega kindlasti, et siis tuleb aeg eraldi planeerida. Ja et see, mis puudutas, te ise ka nägite, et oli ka vastav pressikonverents, kus tehti ülevaade sellest esimesest sealt uuringust ja sama materjali nägi ka valitsus eelmine neljapäev valitsuskabinetis. Selge, aitäh kõigepealt valitsuse ja siis Ohutusjuurdluse Keskuse sissejuhatuse eest.
Ja nüüd ma loodan, et olete valmis vastama siis küsimustele. Tänane küsimuste voor on mõneti ebatavaline tavalisest toimunust, sest et selleks, et kontsentreeruda nii-öelda selle küsija põhituumale, siis üks küsija saab küsida mitu küsimust jutti ära, nii et oleks mitte laialivalguv, vaid oleks kohe, fookus oleks olemas. Ja praeguseks hetkeks on siis andnud sõna küsijate soovist märku siis Kert Kingo, järgmisena on siis Martin Helme, siis on Mart. Kuidas? Ei, nad andsid üles. Selge, aga nii ma panen siis Marika sind siis siia neljandaks küsijaks. Urmas, Ruuben. Nii, on veel soovi, et praegu ei ole, ma julgen panna ennast siis sinna vahele ja siis, kui Moonikal tekib tahtmine küsida, siis Moonika, jah, nii. Kena, esimene küsija on siis Kert Kingo, ütled ka, kellele küsimus on suunatud ja lülitame mikrofonid sisse ja välja ka, aitäh. Aitäh. Ma arvan, et ma peaks peaministri ülesannetes Jaak Aavile selle küsimuse esitama, sest Ohutusjuurdluskeskuse juht ei saa sellele vastata praegust. Tahan üldmõistes küsida, et seda Estonia hukku on nüüd uuritud mitut korda. Komisjoni tehtud ja uurimisrühmasid ja nüüd siis alles peale seda, kui rootslased tegid filmi, mida me ei tohi nüüd siis dokumentaalfilmiks nimetada, nagu ma aru sain, mis minu arvates ikka on seda, ilmnes, et on see suur avaus seal laeva keres. Minu esimene küsimus on, kuidas on võimalik, et kõigi nende suurte uurimiste, seni läbi viidud uurimistega sellist suurt avaust laeva keres ei olnud märgatud? Kuidas on see võimalik? Mitu küsimust tuli kohe? Ja küll see sissejuhatus, miks seda varem ei olnud uuritud, eks neid küsimusi on olnud üleval. Ei, põhiküsimus. Miks ei olnud märgatud? Jaa, kuidas on see, ei ma küsisin, üks küsimus, kuidas on võimalik, et varasemate uuringute käigus seda laeva keres olevat suurt avaust mõõtudega 4x22 meetrit ei olnud märgatud? Punkt üks, selle vigastuse ulatus on vähemalt 4 meetrit kõrge ja vähemalt 22 meetrit pikk. Et suure tõenäosusega tegelikult see vigastus on tükk suurem. Mis puudutab seda märkamist, ma ei oska öelda. Mina saan kinnitada fakti, et varasemalt seda ei ole dokumenteeritud. Mis põhjusel, mina siin vastust ei anna. Mida me näeme, on see, et vrakki ja selle ümbruses on toimunud eelkõige 90. aastatel 4 varingut. Vrakk ise on varisenud oma algsest uppumiskohast märgatavalt allapoole. Kas see vigastuste paljandumine tuli nüüd teoses selle varinguga, sellele me proovime anda ka antud uuringute käigus vastuse. Me näeme, et on nii merepõhjas erinevad sellised nihkejäljed nii ida suunas kui ka lõuna suunas. Ja teine küsimus mul on hetkel see, et mis selle uurimise eesmärk on. Ma ei pea seda eesmärki silmas, mis te siin olete avalikkusele öelnud. Kas eesmärk on uurida nüüd seda avaust ja laevakere või eesmärk on ikkagi uurida, mis oli see põhjus, mis tekitas sellise tagajärje ehk siis Estonia hukkumise sellise lühikese aja jooksul? Meil on 2 eesmärki. Esimene eesmärk on tuvastada siis norrakate filmist näidatud vigastuse tekkepõhjus ja punkt 2 anda hinnang Tšaiki 1997. aasta lõpparuande järelduste osale, et kas need järeldused jätkuvalt kehtivad või ei kehti või mis osas nad kehtivad. Et kui see hinnang on antud, siis on järgmise otsustamise koht. Et ma tõesti täpsustan, et hetkel käib esialgne hindamine. Et esialgne hindamine viiakse läbi kõikide, mis iganes me räägime raudteel, merendusest, lennundust toimuvate õnnestuste puhul ja selle esialgse hindamise tulemusena otsustatakse, et kas avatakse ohutusjuurdlus.
Tänasel hetkel meil ohutusjuurdlus kui sellist avatud ei ole ja otsustamise teeme siis alles, kui on esialgne hindamine lõppenud. Tegemist on siin standardse protsessiga ja ma võin teile öelda, et sõltumata sellest, mis oleks Vabariigi Valitsus otsustanud, kas selle protsessiga edasi või minna või mitte, oleksid ohutusjuurdluskeskused, siis eelkõige siis Eesti Ohutusjuurdluskeskus kohustatud vastavalt seadusele, kuna ilmnesid uued asjaolud, avama esialgse hindamise. See oli meie kohustus ja selle peale täitsime. Ja, aga ma ikkagi sooviks siis täpsemalt saada informatsiooni, mis on need siis olulised aspektid, mis siis loovad selle olukorra, et alustatakse ohutusjuurdlus. Et kas siiamaani ma saan aru, et sellest ei piisa, et on selline õnnetus, traagiline laevaõnnetus juhtunud, mis on väga ütleme, müsteeriumi taustaga. Siiamaani on kõik need suurte tulede viledega uurimisgrupid teinud suuri uurimisi, mis mitte kuskile ei ole viinud ja mitukümmend aastat hiljem avastatakse väga olulised aspektid kogu selles katastroofis on ju, ja nüüd ikka veel ohutusjuurdluskeskus alles hindab, ma ei saa aru, mida nii väga hindab, neid uut auku hindab ja siis alles otsustatakse, kas alustada ohutusjuurdlus, kui tegelikult on juba ainult üksi see asjaolu, et senini ei ole kajastatud, et oleks laevakeres üldse mingeid vigastusi. Juba see peaks tingima selle, et ohutusjuurdlus peaks alustama. Öelge palun, mis on need konkreetsed koosseisud või kriteeriumid siis, mille põhjal siis saab alustada, mis annavad põhjust alustada ohutusjuurdlust? Ohutusjuurdluse alustame siis, teeme otsuse siis, kui me näeme, et selle 97. aasta lõppraporti põhialused, põhipostulaadid enam ei pea paika. Ehk siis on tehtud otsus ebaõigete faktide põhjal. Kui põhifaktid meil alusel on lõppjärglus tehtud ja püsima, siis me ka uut ohutusjuurdlust ei ava. Nii, aitäh, tähendab, ma nüüd tulen korraks, kasutan oma juhataja eesõigust ja tulen Kert Kingole praegu appi. Et tänases Postimehes kirjutas Linnart Mäll selle kohta, et tema usub seda ohutusjuurdluskeskuse aruannet, see on see samane, või lõpparuannet, jah, vabandust, ja viitab siis leheküljele 207, kus on kirjas, et ramp, ütleme, uurimistulemused on see järgmised. Ramp toetus veidi aega visiiri siseküljele, kuni visiir umbes 01.15 kellaaja järgi vette kukkus, tõmbas sealjuures rambi pärani. See on nüüd lõpparuande uurimistulemuse järeldus. Aga kui me teeme lahti lehekülje 118 rambi vigastused, siis on konkreetselt kirjas, et vööriramp oli veidi avatud, umbes 1-meetrise avaga üleval. Rambi seisundis uuriti peaasjalikult talumisosa ja nii edasi, eks ju. Küsimus on selles, et tegemist on õnnetusjärgsete vaatlustega. Ehk siis ütleme seda, et uurimistulemuse lõppjäreldus ei lähe kokku faktiliste asjaoludega. Ma võin teile selle... Tahate vaadata, olete näinud kindlasti, eks ju. Kui te olete näinud ja teate seda, siis minu meelest on see ju piisav alus selleks, on tõendatud see, et faktilised asjaolud ei lange kokku lõppjäreldusega. Kuidas te kommenteerite seda vastuolu praegu? Aitäh. Hetkel ma ei näe selle vastuolu. Et tõepoolest see, mis on kirjeldatud 97. aasta Tšaiki raportist, faktiliselt ka niimoodi oli. Et lühidalt siis, kui visiir oma lukustustest ja hingedest vabanes, siis tal visiiri peal oli tehniline kast, mille sees tegelikult ramp oli ülemise otsaga. Ta tõmbas sellega, oma raskusega, rambi avatuks. Ramp, mul kahjuks võtaks natuke aega, siis ma saan ka joonise peal näidata, et ramp läks täitsa avatud asendisse, tal piirajaid peal ei olnud, ta põrkas vastu vöörpiiki, vöörpiigist tekkisid vigastused rambi siis konstruktiivsele poolele ehk siseküljele ja pärast, kui laev hakkas uppuma, tekkis kreen 90 kraadi, siis pea 120 kraadi, siis gravitatsiooni jõul
ramp mitte ei sulgunud täielikult, ta jäi rippuma. Ja siiamaani, kui ka siis vrakk lõpuks puudutas ka merepõhja, ta jäi sinna rippuma ja tekkis kuskil avavus mitte suurem kui meeter. Selleks hetkeks, kui ta merepõhja jõudis, on 8 hingest alles jäänud vigastusteta ainult 2 hinge. Nende 2 hinge küljes, mida on ka erinevates hilisematest aruannetes näha, on ta sellest hetkest saadik rippunud. Aitäh teie selgitud. Hinged on üleval poolt, ta rippus nende hingedega üles ja suhteliselt vabalt. Ja siis alla ääres oli see meetrine pragu. Et praegult, kui ma lähen ka edasi, siis mida me näeme, et aja jooksul on siis purunenud 1-2 alles jäänud hingest ja teine hing iseenesest on alles. Ta ei ole purunenud, ta on paindunud ja selle asemel on purunenud hoopis rambinurk, et osa siis paremparda rambinurgast on selle hinge küljes ja samamoodi see tükk, mis on nüüd hinge küljes, me näeme või tuvastasime, et on puudu ka rambi parema parda sisenurgast. Aitäh selgituse eest, aga olles uurinud neid materjale ja kuulanud ära ka Riigikogu olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, siis see teiepoolne selgitus vastuolu kohta, mis tuleneb järeldusest, et ramptoetus ja tõmmates seilas rambi pärani ja siin vaadates fotosid, veealused, kus on ka veel vahele topitud kaltsud, minu hinnangul ei vasta tõele. Ja seda kinnitab veel ka Ain-Alar Juhanson, kes laevalt lahkudes ronis mööda ronis mööda rambi konstruktsiooni alla. See tähendab, et visiir ei rebinud seda rampi eest ära. See on oluline küsimus ja me ei pea lähtuma ainult, sellest tõendusmaterjalist, mis on nagu merepõhjas ja ka sellest järeldustest, vaid selle lükkab ümber, teie seisukoha lükkab ümber Ain-Alar Juhansoni pääsemine laevalt. Kuidas kommenteerite? Veel kord kordan, et huppumise hetkel oli ramp olemas. Ramp oli kogu aeg olemas, aga mis asendist oli? See sõltub, mis hetkest me räägime. No räägime sellest. Kui ta algselt visiir ära uppus, siis ta tõmbas täitsa lahti avatud asendisse. Ja siis, millele põhineb see järeldus, et ta tõmbas siis lahti? Siis, kui laev hakkas uppuma, tekkis kreen üle 90 kraadi, siis gravitatsiooni jõul hakkas ramp juba sulguma. Tähendab, mul on üks ettepanek. Reneel on väga hea slaidi ettekanne, kus on kõik need... See jääb järgmises korraks, Jaak. Ma räägingi, et aga sealt te saate need detailid teada. Et kui praegu läheme kogu protsessi ilma selle materjalita rääkima, siis me jäämegi rääkima. Jaak, ja küll, on sul Gert veel küsimusi? Nii, järgmine küsija on Martin Helme. Aitäh, ma tahan kõigepealt Jaak Aab ütles siin mööda minnes, et me leppisime sellise uurimise kokku eelmises valitsuses, vastupidi, me ei leppinud sellises uurimises kokku eelmises valitsuses, me vaidlesime selle üle eelmises valitsuses intensiivselt, sest meie ei olnud nõus, et kogu see uurimine antakse ohutusjuurdluskeskuste ametnike kätte ja valitsus peseb käeb puhtaks, ütleb, me ei tea midagi, las nemad toimetavad. Meie tahtsime, et see oleks selgelt eraldi uurimiskomisjon, mida juhib eraldi valitsuse poolt paika pandud kõrgete volitustega siis mingisugune spetsialistide kogu ja me ei olnud nõus, et me kaasame siin, et see nii-öelda sõltub kolmepoolselt võrdselt soomlastest ja rootslastest, sest me teame, et eriti Rootsi blokib uurimist. Nii et see, mida praegu tehakse, ei ole see, milles me eelmises valitsuses kokku leppisime. Me vaidlesime selle üle väga pikalt, me vaidlesime ka selle üle, kes need inimesed peaksid olema, kes selles nii-öelda poliitiliselt või valitsuse poolt kokku pandud komisjonis on. Me vaidlesime selle üle, mis on uurimise eesmärk, nii nagu Gert Kingo küsis. Kas me uurime seda, miks laev uppus, või me uurime seda, mis vigastused on jäänud varem tähelepanuta, või me uurime üldse veel midagi kolmandat, neljandat, seda, kes seal vahepeal on käinud ja mida seal teinud. Nii et selles mõttes ma nagu kategooriliselt ei ole nõus sellega, et see, midmoodi praegu toimetatakse, on see, mida eelmine valitsus kokku leppis. Nüüd, mõnes mõttes ma oleksin, tõesti meil ei ole seda slaidiprogrammi vaja, sest et see, mida meile juba praegu räägitakse, on ju lihtsalt küsimus selles, et kas te usute oma valetavaid kõrvu või oma valetavaid silmi. Kui tunnistajad ütlevad, et ramp oli laeva külili olemise hetkel fikseeritult väikese avaga, aga põhimõtteliselt kinni, nii nagu ta seal hiljem põhjas oli,
siis lihtsalt edasine jutt sellest, mismoodi nii-öelda komisjon tagantjärele järeldas, tegelikult lihtsalt ei veena. Aga mul on küsimus selle laeva vraki kohta, et sa ütlesid, et seal on olnud mitu varingut, teda on nihkunud. Nüüd ei ole keegi väitnud, et ta on nihkunud palju. Minu arusaamist mööda väitisid norrakad, et ta on pöördunud paari kraadi võrra, on siis see külje asend pöördunud ja et ümber on hoovused liigutanud seda pehmet setet. Aga mingisugust suurt liikumist ei ole keegi väitnud. Ja need on ju väga hästi täpselt fikseeritud koordinaadid, mis 94 aastal juba, kui põhjas käidi, fikseeriti ära ja nüüd uuesti. Et ma siis küsin, et kui palju siis laev on nihkunud siia, sinna või kolmandale poole? Aitäh. Et kõigepealt pean mina vastama. Loen ette 6. oktoober valitsuse otsuse, seal kus Martin, sina ja Mart olite. Martist mitte enam, et pidada vajalikuks uurida täiendavalt parvlaeva Estonia hukkumise põhjuseid seoses selle kohta avaldatud uue teabega. Esimeses etapis tuleb, see mis praegu käib, tuvastada laevavraki asend mere põhjas ning analüüsida ja kirjeldada, kas ja kuidas on see muutunud võrreldes eelnevate faktiliste andmetega. Tuvastada ja kirjeldada merepõhja detailne reljeef laevavraki vahetusümbruses. Tuvastada, kas laevakirjas on läbivaid vigastusi ning dokumenteerida nende täpsed parameetrid, paiknemine, suuruse, vigastuse iseloom. Tuvastada läbivate vigastute tekkimise iseloom ja ajaraam ning hinnata nende võimalikku seost parvlaeva hukkumisega. Siin oli juures veel, et lisada omapoolsed projektijuhid Eesti, Rootsi, Soome. Just. Seda vedas riigisekretär ja kuni projektijuhi määramiseni seda ettevalmistamist Riigikantselei koostöös ministeeriumidega siis juhtis ja lõpuks kõik see sisu ju praegu tehakse. Seda sisu ju ohutusjuurdluskeskus teeb. Mis on valitsuse roll, kindlasti sa küsid, eks ju? Just, ma tahtsingi seda öelda, et see, kes teeb seda me kokku ei leppinud. Sest see on võtmeküsimus. Ma ütlen sulle otse, jättes kõrvale Eesti ametiasutused, andke andeks, rootslastega meil ei ole midagi kokku leppida, rootslased on need, kes seda asja mätsivad. Ja ma saan aru sinu seisukohast, tähendab, praeguses protsessis on Eesti ohutusjuurdluse keskuse käes juhtiv roll. Meie teeme need hanked, planeerime, osalevad küll rahaliste vahenditega vist Rootsi ka, et määral, eks ju, nende laevad ja eksperdid. Aga see on Eesti ohutusjuurdluskeskuse käes ja valitsus, nii nagu meil neljapäev, kuulame ära ka jooksvalt pidevalt, mis on toimub, mis on välja selgunud ja kui on vaja, võib valitsus alati tehagi neid otsuseid. Kui järeldused erinevad nendest, mis varem on lõpparuandes tehtud või kui ilmneb uusi asjaolusid, fakte, siis on see otsustamise koht. Kõigepealt kas alustada ohutusjuurdlust, nii nagu Rene ütles, ja kui olenevalt sellest, mis ilmneb, on võimalik igal hetkel otsustada mingi ka täiganes laiema uurimise alustamist. Ma tulen korraks vahele, et okei, jah. Seda te nüüd peate teadma, ma see oli fikseeritud. Me teadsime seda ennem, et tegelikult 95 ja 96, kui hakati rootslased otsustasid Estoniat katta, siis tehti geoloogilised uuringud, tuvastati, et Estonia asub ebastabiilsel pinnasel, selleks, et pinnast stabiliseerida, otsustati katta vrakki ümbrus geotekstiiliga, geotekstiilile panna peale ankurvaierid, selle peale panna 2 erineva tihedusega liivakiht. Mina olen näinud kogust vähemalt 300 000 kuupmeetrit liiva ja lõpuks siis ehitada selline betoonsarkofaag. Nende nii ennem katmist kui ka katmise ajal, siis juba me oleme 96. aastas, vrakk hakkas varisema ja selleks hetkeks oli merepõhja paigaldatud geotekstiil, ankurvaierid ja 300 000 kanti liiva. Liiv oli toodud suuremas koguses kohale, seda enam ei pantu sinna peale, kuna saadi aru, et see projekt, Estonia katmise projekt on ebakvaliteetne. Et sellisel kujul selle projekti täide viimine põhjustab täiendavaid vigastusi nii Estoniale kui ka täiendavaid varinguid. Siis toimusid juba varingud. See varingu kuskil, kui me vaatame põhja poolt, see varingu kanal, mis tekkis sinna, on suurusjärgus kuskil laiusega
7 meetrit. Mis on minu küsimus, mida ma ka ootan nagu Stockholmi ülikooli käest vastust, et kas peale seda, kui 96 aastat toimunud varingud, on veel toimunud varingud ja kui suures osas on need toimunud varingud. Sellele vastust me ei saanud, et see tuleb nüüd nende analüüside tulemusena, mis siis kokkuvõttes võtab aega veel mitte rohkem kui 3 kuud. Aga varingud, 4 varingut on toimunud. Mind varingud ei huvita, mind huvitab, kui palju on laev liikunud? Laeva juures on see kanali ulatus kuskil 7 meetrit, et ta on algses siis, kui ta merepõhja puutus, sealt on ta varisenud allapoole kuskil 7 meetrit. Ma soovitaks selle ülevaatava ettekande ära, et seal on pihtidega väga Jaak, teeme niimoodi, et me oleme küsimustele vastused. Ma küsin kiirelt vahele. Jaak Aabi käest te kogu viidanud sellele, et siin Ohutusjuurdluskeskus teostab need uuringuid, kuid ohutusjuurdluse kord, mis on kinnitatud majandus-kommunikatsiooniministri poolt määrus, ütleb seda, paragrahv 1, ta määratleb ära põhilise olemuse, mida Ohutusjuurdluskeskus teeb. Ütleb seda, et ohutusjuurdluse eesmärgiks on õnnetuste intsidentide põhjuste väljaselgitab ning ohutusalate soovituse või ettepanekute tegemise sarnaste juhtumise vältimise tulevikus. Ja nüüd tuleb väga oluline lause, Jaak. Ohutusjuurdluse eesmärgiks ei ole süüle ega vastutusele osundamine. Kas ma saan siis niimoodi aru, et praegune valitsus teeb küll neid tehnilisi asju, kuid ta ei otsi ju süüdlasi ega ei püüa leida vastutajat, sellepärast, et kui näiteks ükskõik mis autoavarii toimub, siis on ikkagi lisaks sellele tehnilistele küsimustele püütakse tuvastada ka isik, kes võib olla selle õnnetuse põhjustaja. Küsimus, miks seda ei tehta? Vastasin juba esimeses etapis Ohutusjuurdluskeskus, kes on pädev amet antud küsimuses, hindabki ära selle seisu, hindab ära need varasemad lõpparuanded, järeldused ja kui nendest hinnangutest ja sellest protsessist, mis on väga põhjalik, jälle Rene võib teile tutvustada, mis on plaanis ka edasi teha, selgub midagi sellist, mis ei kattu lõpparuande järeldustega, seal on see koht, kus siis peaks kas siis algatama seda uurimist, kes on süüdi, kus on süüdi ja kas seda on võimalik tuvastada. Kõigepealt tuleb see tehniline uurimine kõik ära teha ja faktidele põhinedes saab teha. Me saime aru, ma küsin veel kiire küsimuse. Need õnnetusest mööda on 30 aastat varsti üle selle. Siiamaani need inimesed, kes teavad midagi, nad vananevad, kaovad, surevad. Kas eesmärk on siis praegu see süüdlase otsimise info kinni mätsida, et seda ei toimuks? Ei ole minu käest küsida. Praegu see protsess on Ohutusjuurdluse Keskuse käes ja Rene oskab öelda, mis tehakse ka nende tunnistustega või tunnistajatega ka selle protsessi sees. Ja mis puudutab juba mingit teist uurimist, mida sa mainisid, seda otsustatakse nende faktide põhjal, mida siis tuvastatakse selles uuringus. Ja palun, Rene. Martin. Ei, las teid ka küsida, panen tõesti kirja. Ei, sul on küsimus. No, jah, ma tahtsin uue teema avada, ma tahtsin avada selle teema, et kuidas siis ramp on liikunud täna. Et ta on võetud eest ära ja tõstetud laevana ajale. Meil siin oli juttu 8 hingest, millest mingid on katki, mingid on alles ja väändunud. Et, ma võiksin muidugi ette ennustada, mis on lõppjäreldused. Lõppjäreldused on see, et laev läks põhja, nihkus põhjas nihkumine tegi talle augu ja hoovus nihutas rampi ja mitte mingid uut infot meil ei ole. Et ma võin nagu peaaegu kindel olla, et niimoodi me lõpuks selle lõpparuande saame, aga keegi seda muidugi ei usu ka, aga liinuki on kirjas. Aga mismoodi see ramp siis liikus? Kusjuures meie lähtume teadmisest, mida tunnistajad ütlevad, et laev läks põhja, ramp oli küljes, väike pragu oli sees. Meil on juba siin erinev arusaamine. Et antud juhul me räägime ikkagi eeluuringutest. Et eeluuringute põhieesmärk oli siis viia läbi patumeetriline uuring, ehk siis kogu selle ümbritseva merepõhja uuring, merepõhja geoloogia kuni 50 meetri sügavusel ja samamoodi siis vraki asukoha ja vraki üldseisundi tuvastamine. Vraki üldseisundi tuvastamisel tekkis meil 3 sellist tähelepanu. Üks on see, millest me juba rääkisime,
et see parema parda vigastus on märgatavalt suurem, kui norrakate filmis oli näidatud, millest ma juba rääkisin. Teine on see, et algselt avastasime selle 3D sonariga ja hiljem ka kinnitasime üle, et vööriramp lebab laeva paremas pardas merepõhjast, toetades osaliselt laeva kerele ja ta on täpselt selle koha all, kus ütleme oma parema nurgaga, kus on siis ka parema parda hing. Praegu mina ei ole võimeline andma vastus, kuidas ta liikus. Me absoluutselt seda ei uurinud ja see ei olnud ka meie eesmärk, et me tuvastasime... Aga te uurite seda tulevikus? Tohime lõpetada. Et meie eesmärk oli tuvastada faktid, mis on toimunud vrakiga. Et põhjalikult vrakki mitte keegi peale 95-6 aastat pole uurinud. Meil on käidud all teatud kohtades, on käidud kütust välja pumpamas, aga sellist põhjalikku vrakki ülevaadet mitte keegi pole varasemalt teinud. Kolmas meie jaoks mitte teada olev fakt on see, et vrakil on läbivad vigastused. Mitte paremas pardas, mis on merepõhjas, aga vasakus pardas, mis on vastas küljel. Nad on läbivad vigastused. Ja siin on ka see, mis ma tahan ka teile informatsiooniks öelda, et kui ma algselt ütlesin, et meie eesmärk oli esialgu tuvastada siis selle parema parda vigastuste tekkepõhjust, siis ei ole otsustatud, aga ma tahan augustis teha siis selle ühisele meeskonnale ettepaneku muuta meie eesmärki ja vaadata ka üle ja analüüsida kõik need vigastused, mida me oleme avastanud. Sealhulgas vööriramp, kuidas toimus, millised vigastused ja sealhulgas ka kere läbivad vigastused, viia läbi simulatsioonid, et saada vastust nendele küsimustele, kuidas ta on liikunud. Ja ma arvan, et lihtsalt hoides ära osasi küsimusi võin ka öelda, et kui me ei suuda oma olemasolevate tehniliste lahendustega leida vastus küsimusele, et kuidas vrakki parema varda ramp seal hinged purunesid, siis ei ole meil mingit takistust teha otsus ja see ramp ka üles tuua ja Eestis ära tuua ja viia siin kuiva maa peal uuringud läbi, võtta proovid selleks, et saada vastus meie küsimustele. Hästi lühike üks väike küsimus. Kas lisaks sellele ütleme siis selle parema parda suurema augu tuvastamisele on kusagil allpool veepiiri veel tuvastatud kereauke, mille kaudu vesi võis õnnetuse ajal sisse tulla? Ma kuidagi ei saa kinnitada, lükata ümber, et kas need õnnetuse ajal need augud sinna tekkinud on, et me tuvastame fakti, et kus on vigastused. Ja vigastused hakkavad siis mõõtmiste tulemusena pihta esimeselt tekilt, mis on veeliinist allpool, jätkuvad teises tekis, meil on päris suures osas on näha siis allapoole siseruumidesse autoteki, me nägime autotekil olevaid rususi, autosi tagurpidi ja ta peaks mõtlema 3Ds ja tagurpidi, et laev on, kiil on ülespoole praktiliselt, et vigastused suure tõenäosusega lähevad sealt veel edasi, mis ulatuses, me ei tea, et see on kõik selle laevakere all, mis on sinna. Aitäh, nüüd on niimoodi, et enne kui ma nüüd Mardile sõna annan, Gert Kingo poolt üks väike repliik. Kuulen siin ka, uurin ja uurin. Tegelikult peaks uurimisel olema küsimus, mis oli see põhjus, mille tagajärjel toimus Estonia uppumine. Aga praegust teie tegelikult tegelete sellega, et te filmite üles asjaolusid, nii-öelda selle sündmuskohta ja lihtsalt teie vaatate, see ei ole uurimine, tehke selgeks, mis on uurimine. See on 2 erinevat asja ikkagi. Aitäh. Ja nüüd Mart Helme, palun. Jaak, ma tulen ka päris algusesse tagasi. Ma mäletan, kui minu suu kaudu, ma ei tea, kas see kuskil protokolliti ka või protokollitud, ma ei oska öelda, oli väga selge seisukoha avaldus. Me ei lepi sellega, et viiakse läbi uurimine, mis tegelikult on
asjaolude kinnimätsimine. Praegu me näeme täpselt sellist uurimist. Ametnikele on väga selgelt antud juhtnöörid, tegelege mingi tehnilise kaardistamisega, aga ärge jumala eest kinnitage Estonia hukkumise neid või teisi põhjusi, millest on aastakümneid rahva hulgas räägitud. Praegu me saime selge vastuse, et allpool veepiiri on veel auke. Kuna ei vastatud, siis on selge, et on auke. Noh, see on selline linnukeel, ametnike linnukeel, ma ei saa kinnitada ega ümber lükata. No järelikult on, kui ei kinnita ega lükka ümber, järelikult on. Järelikult on Estonia hukkumise põhjused tuvastatavad praegu selle tehnilise uurimisega, aga kuna me kardame rootslasi ja Peterkop ütles meil ju kohtumisel väga selgelt, me ei saa ju riikidevahelisi suhteid rikkuma hakata, siis me lihtsalt libiseme sellest üle. Nüüd, ma ei saa midagi, ma ei ole nii viisakas inimene nagu Martin. Ma lihtsalt ei ole nii viisakas inimene. Ma vihastan, kui mulle aetakse kärbseid pähe. Ma vihastan, tõsiselt vihastan, kui esitatakse ekspertiisina asju, mis ei ole ekspertiis. Kas te tõesti tahate öelda, et ramp, mille kohta on aastakümneid räägitud, et autotekile ei pääsenud sellepärast, et ramp oli suletud ja seal oli ainult mingi meetrine ava, millest ei pääsenud läbi. Seda räägiti meile aastakümneid. Ja nüüd öeldakse meile, et ups, näed, hoovuste mõjul on hinged ära murdunud ja ramp on heljunud nagu liblikas ja toetub vastu laevakeret. No kas ma pean idioot olema, et ma sellist juttu usun? No ma ei ole idioot. Palun tõestage konkreetselt. Meil on olemas tehnilised võimekused selleks, et vaadata, kas nad on läbi lõigatud, kas nad on ära murdunud, millal nad on ära murdunud, kas rooste on aastakümnete jooksul mõjunud nii, et nad murdusid, missugused on selle piirkonna hoovused, mereteadlane Tarmo Soomere, kes kangesti presidendiks tahab, ilma et ta oleks tegelikult mitte millegagi selles uurimises tõsiselt kursis, ütleb, mina usun seda, et Trump tuli ise küljest ära. Aga mina ei usu. Aga mis me siis teeme? Kelle usk see kõvem on? Minu usk või tema usk? Et ühesõnaga, me väga selgelt näeme praegu seda, nagu ka Kalle Grünthal ütles, see on puhtalt venitamistaktika, inimesed surevad ära, laseme sellest skandaalist õhu välja, ärme kinnita midagi, ärme lükkame ümber midagi, tegeleme mingisuguse tehnilise abraka-tabraga ja vastuseid ei tule, on juba öeldud, et analüüsid võtavad kuni 1,5 aastat aega, no 1,5 aastat, aga 1,5 aasta pärast oleme meie valitsuses. Ega me ei jäta seda asja, nii et selles mõttes ametnikud peaksid arvestama sellega. Ja ära sega vahele. Ma olen parlamendi liige praegu ja võin siin rääkida nii pikalt, kui ma tahan. Ära sega vahele. Sa tead väga hästi, et meie ei olnud sellise uurimise läbiviimise toetajad. Ja praegu see, nagu ütleb surematu Miga Valdari sinuhe suu läbi, su jutt on nagu kärbeste surin mu kõrvades. See jutt on nagu kärbeste surin mu kõrvades, sest see ei anna meile mitte mingeid vastuseid. Ja see on piinlik. Ja see on väga-väga piinlik ja üleüldse Stockholmi ülikool. Rootslased on peakahtlusalused selles, et nad mätsivad asja kinni. Mingisugune kummaline heli on seganud uurimisi. Mis kummaline heli see oli? Kas me oleme käivitanud mingisuguse uurimise, et see heli allikas ja selle heli olemasolu, selle heli iseloom kindlaks teha? Ma ei tea, võib-olla oleme, võib-olla ei ole. Et ma tahaks ikkagi teaduslikku lähenemist, mitte sellist belletristilist juttu meile siin, et hoovused 7 meetrit, 150 meetri pikkune laev on nihkunud 30 aasta jooksul 7 meetrit. Ja nüüd te püüate siis selgeks teha, et selle nihkumise tulemusena on tekkinud need avad ja praod, need on tagant järele. Aga mina ei usu, et nad on tagant järele. Mina ei usu. Tõestage mulle, et nad on tagant järele. Tõeliselt teaduslik uurimisega, tõeliselt teaduslik analüüsidega, keemilised spektraalanalüüsid, füüsikalised roosteanalüüsid, põhjaanalüüsid, kõik need asjad mustvalgel. Ja teie slaidiprogramm on kokku pandud, ma tean, mismoodi ametnikud slaidiprogramme kokku panevad. Täpselt niimoodi kokku pandud, et me peame uskuma seda, mida teie meile räägite, aga me ei usu.
ja väga piinlik, et ma niimoodi ründan ja emotsionaalselt räägin, aga ma ei usu ja ma lihtsalt ei usu. Aga teie asi on veenda mind, et minu usk või mitte usk on sedapidi või teistpidi õige. Aga te ei veena, vabandust. Et ma lihtsalt, kui tohib siiski lühike kommentaar, ma raudselt kinnitan, keegi midagi kinnimetsida ei taha. Ma lugesin üles, mis oli ka eelmise valitsuse kabinetis ja esimese etapi kirjeldus, mida peab tegema. Täpselt sellega me tegeleme. Sealt peakski tulema välja, kas on vasturääkivusi nende varasemate lõpparvute järeldustega. Kui neid on, siis on alati võimalik alustada see põhjalik uuring. Ei, ma arvan, et neid järeldusi on võimalik kiiremini teha ka kiiremini. Eks Rene oskab öelda. Ja mul on endiselt kahju, et ei näe slaidide peal seda ettekannet. Seda ei ole tehtud salaja ametlikud. Mart, siin sa eksid. Omaste esindajad oli ka. Omaste esindaja oli kohal. Täpselt seal selle asjade juures, kui neid filme tehti, uuriti, sonariga käidi, seal on täiesti avalik. Ajakirjanikud oli juures. Omaste esindajaid on erinevaid. On neid omaste esindajaid, kes ütlevad, jätame selle vana asja rahule, võtame seda hauarahu seisukohast, ja on selliseid, kes ütlevad, et kuni surmatunnini tahan ma teada saada, mis tegelikult juhtus. Omaste erinevaid esindajaid on erinevaid. Ühe asja eelmises valitsuses, et see on võimalik avalik protsess. See on pidevalt avalik protsess ja seda on praegu Ohutusjuurdluskeskus täielikult jälginud. Ma kommenteerin. Punkt 1, ma ei öelnud, et me ei tea, kas seal on allpool veeliini vigastusrebend. Allpool veeliini hakkab rem pihta, me näeme seda ja seda ma võin kinnitada. Ma ei saa kinnitada seda, mis on see tekke põhjus ja sellega tuleb tegeleda. Me võime igasust asju... Ta on üks läbiv vigastus, väga suure ulatuslik. See hakkab eespool vööri pihta, ta alguskoht on 4 meetrit ennem siis stabilisaatorist arvestada ja ta läheb 18 meetrit sealt ahtri suunas. Vähemalt, see on suur. Aga ta on 4 meetrit kõrge, vähemalt. See tähendab, ta on 4 meetrit, on see vigastuskõrgus. Kui Titanicul oli sisse lõige, siis seal ei ole. Ta on sissepoole muljutud, ta on väljapoole pressitud. Sisekonstruktsioonides on läbivad vigastused, ka seal all nähtav. Ma võin tuua näite, et põrkepruss, mis peaks siis, kui jääb laeva ja kai vahele, mille vastu laev toetab, et ta peaks kuskil arvutuslikult kandma circa 3000 tonni. See põrkepruss on 4 kantraivud, see on kokku pressitud täitsa, et siin on vahet sees jälle. Ja ta on omakorda sisse lükatud sisekonstruktsioonidesse. Et me leidsime põrkeprussi sisekonstruktsioonidest ülesse. Seda esiteks. Teiseks, ma kinnitan, et meid ei ole, vähemalt mind ei ole mõjutanud mitte keegi, ei valitsusest keegi kuskilt majalt. Mis puudutab Rootsi osalust, siis kokkulepe oli see, et Rootsi Stockholmi ülikool tegeleb geoloogiaga. Me võtsime eraldi vrakki uurimiseks Ameerikast spetsialisti, Kanadast võtsime seadmed ja sellega puhtalt eestlaste juhtimise all viisime läbi selle vrakki uurimise. Seal Stockholmi ülikool ei osalenud. Kasutasime Eesti tuukritööde OÜ-nda 3 erinevat robotit, just miks 3, et selle suure 4K kaameraga robotiga me ei saanud vigastustele ligi, sinna vigastustele, kus on ka trossid, prügi, rämps, me läksime väiksemate kaameratega, et saada võimalikult lähedalt seda kokkupõrkeliini salvestada. Mis puudutab slideshow'd, siis ainukene, keda süüdistada slideshow's, olen mina. Ma isiklikult panin selle slideshow kokku selleks, et noppisin tõesti välja need kohad, mis võib-olla on kõige piltlikumad. Ma ei ilustanud seda, ma ei lõiganud seda, ma panin selle kokku nädalavahetusel selleks, et siis teisipäeval pressikonverentsil seda näidata. Meil on rohkem materjali ja kõik see materjal, mis ma tahan öelda, on toormaterjal, tal on 3 koopiat,
üks koopia on siis vastavalt selle institutsiooni käest, kes viis läbi uuringuid, üks on Rootsi ohutusjuurdluse keskuse käest ja viimane on siis Eesti ohutusjuurdluse keskuse käest. Kõik on nad selles mõttes kodeeritud, et me näeme igasugust võimalikku muutust sellest toormaterjalist. Ja miks ma sellest räägin, et see on niivõrd oluline, et me salvestame kõik selle toormaterjali, mis iganes uuringute tulemus see on, mis iganes videomaterjal, mis iganes otsused me teeme, et see oleks jäädvustatud tulevastele põlvedele. Minu probleem tänasel päeval on see, et meil ei ole varasemate uuringute toormaterjal, meil ei ole varasemate otsuste põhjasi, miks mingi otsus tehti, kes tegi mingis otsuse, millise kaalutlust, ei ole, tühjus on. Ja see signaali segamine oli ka küsimus. Signaali segamine on fakt ja minu otsus oli see, et ma tulen sellega avalikuks, sest tegemist oli tõsise probleemiga. Esimesel päeval, see oli siis esmaspäev, oli meil signaali segamine 1 tund, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, hakkas signaali segamine kuskil pealelõunasel ajal, erinevatel päeval kuskil kas 12:30, 12:30, 12:12 ja ta kestis uuringute lõpuni ja seda signaali segati. Oli erinevaid signaale, me nägime klassikalist sonarisignaali, mis on ping ja siis seade kuulab, ping kuulatakse. Segamine on see, et meil 3D sonaril kogu nähtavusulatus, mis on 150 meetrit raadius, oli järele jäänud 20–50 meetrit. 20–50 meetrit, miks 20–50 meetrit? Läksime sellest sega- ja algallikast eemale, siis me nähtavusulatus läks 50 meetri peale, mida lähemale me liikusime, seda väiksemaks nähtavusulatus meil muutus. Selle tulemusena jäid meil ära olulised tööd. Ja me peame uuesti tagasi minema ja praegult just selleks, et olla kindel, et meil rohkem enam ei segata. Ma olen kaasanud kõikide Eesti vastavate institutsioonide spetsialistid, kes tegelevad selle signaali võimaliku algallika tuvastamisega, jagades nendega toorinfot. Ja ka kokkulepe on, et ka Soome ja Rootsi kolleegid sealtpoolt, mitte minu kolleegid, aga juba nende kolleegid tegelevad ka, sest tegemist on segamisega. Et me peame aru saama, kui klassikaline, kui me läheme juba sisusse, siis olles ka mingil määral sõjandust õppinud, siis klassikalised allveelaevad on vaiksed, nad ei emiteeri midagi, nad kuulavad ainult. Antud juhul tegemist oli segamisega. See on üks asi ja teine asi, uuringute piirikonnas siis oli kehtestatud soomlaste poolt siis väljatud navigatsioonihoiatus, et toimuvad uuringud, palutud hoida siis vahemad uurimislaevade vahel vähemalt 1 miil. Seda ilusasti jälgiti. Ma arvan, et lähemale kui 4-5 miili väga meil laeva ei tulnud, välja arvatud Vene lipu all sõitev üks akadeemikutes, kes sõitis, ma võin eksida kuupäevaga, see oli 15. juuli, lõunane 12:30, sõitis täpselt miili pealt, et ta sõitis täpselt selle uuringute ala nurgast läbi diagonaalis. Nii, kas Mardil on veel küsimusi? Jaa, oli väide, et varasemat mingit videomaterjali ja muud ei ole, me teame, et rootslastel on. Miks Eesti ei nõua rootslastelt välja varasemaid käikude aruandeid, videosalvestisi, ka materiaalseid võetusi, mida nad sealt kapteni tekilt või kuskilt võisid võtta, me teame ju, et kohe Rootsi tuukrid käisid seal peal ja on ka hiljem käinud. Ongi, praegune etapp ongi see, kus me hakkame punkt 1 viima läbi intervjuusi pääsenutega ja samamoodi me hakkame koguma materjali. Seal on alates Soomest, et soomlastel on palju materjali, me peame aru saama, et vrakk asub Soome majandusvööndis, soomlased käisid korduvalt vrakki peal, käisid seal kütust, õlisi välja pumpamas. Me nägime ka täna juba, et merepinnal on õlilaigud, see tähendab seda, et meil mingil kogusel lekib õli, me ei tea, kus kohast ta lekib, aga mingil kogusel see lekib, ehk siis ka mõeldes tulevikku, et teha ära ka riskihinnangud, mis võib sellest vrakist edasi saada, kui kere läbivad struktuursed vigastused jätkuvad.
Kui meil on vaja, siis me küsime ka rootslaste poole pealt välja ka materjalid. Kõik see, mis on meie tööks vajalik, mis meil hetkel puudub materjalina, seda küsime välja. Ja mul ei ole mingit probleemi ka anda teada, kui üks või teine osapool, riik, mis iganes, keeldub meile mingi materjali väljaandmisest. Tänaseks ma võin öelda, et kõik, kellega me oleme koostööd teinud, annavad meile materjale. Et ma lõpetan ära, ma võin ka täna öelda, et mul on ainult üks asi, mis on päring ja mida ma pole hetkel kätte saanud, on Soome mereväe käest välja küsitud siis torpeedode, miinide, ütleme lõhkeainete paiknemine antud asukorras. Ma tean, et nad on uuringu teinud, aga seda materjali nad meiega pole jaganud. See on fakt. Ülejäänud materjal on meil kõik olemas. Küsin vahele, aitäh, tähendab Rene selgituste eest, et ma küsin vahele, et kas te ütlesite seda, et teil on kavas tunnistajad hakata üle kuulama, oli vist niimoodi, jah? Pääsenuid, et kas ainult pääsenud või ka neid inimesi, kes võiksid teada, ütleme, Estonia tehnilist seisukorda enne merele minekut. Ja kuna teil see ilmselt eestlaste poolt on vaja seda sama toiminguid teha, siis ma sooviksin teada, milline on siis, ütleme, juriidiline pädevus nende tunnistajate õiguspärasuse ja kas neid saab hiljem kasutada ka mingisuguses kriminaalmenetluses? Kriminaalmenetluse kohta ei ole mina pädev vastama. No ilmselt ei saa siis, sellepärast te küsitlete, aga ütleme, see on tõendi, ütleme, see ressursi raiskamine. Praegusel hetkel oleks mõistlik, tähendab, ütleme, algatada ju tegelikult ka kriminaalmenetlus selle õnnetusjuhtumi asjaolude uurimiseks, kuulata need tunnistajad üle, kes on vannutatud, kes kannavad vastust ka hilisemate nii-öelda siis valeütluste eest, aga praegu see tee, mida te lähete, see ju annab kõik võimalused ka ebatõeseid ütlusi anda, on ju niimoodi? Inimesed annavad sellised ütlused, nagu nad annavad, eks me peame aru saama, et 27 aastat on mööda läinud. Ma jälle räägin, mis on meie väljakutse, on see, et 94, 95, 96 ja 97 need ütlused, mis on võetud, tihtipeale ei ole võetud ohutusjuurdlete poole pealt. On erinevad politseinikud võtnud ütlusi ja nende ütluste intervjuude kvaliteet on väga ebaühtlane ja väga palju olulist informatsiooni, mida me sooviksime saada nendest intervjuudest, on puudu. Me oleme juba alustanud nende intervjuudega ja me tahame selle protsessi lõpule viia, et saada endale võimalikult täpne ettekujutus siis nüüd pääsenute sõnade läbi, kuidas need sündmused toimusid sammult liikudes. Selle jaoks me teeme ka füüsilise Estonia mudeli, millega me saame ka simuleerida, kuidas toimus kreeni ja diferendi tekkimine ja kuidas inimesed liikusid mööda laevakere juba omades, mis iganes see diferent ja kreen seal oli. Et see on meil kõik võimalik ja seda teed me läheme. Just selle eesmärgiga, et meil praegult ei ole piisavalt informatsiooni ja see informatsioon on ebaühtlane, ebatäielik. Selge, aitäh teile, Rene. Tegelikult see sama teie lause, mis te praegu ütles, et teil on informatsioon on ebaühtlane, ei ole piisavat, on minu hinnangul juba piisav selleks, et see sama lõpparuande osas ei ole kõik asjaolud õiged ja tuleb uuesti juurdlust alustada. Aga nüüd vist, see oli kommentaar, ütleme, ma annaksin sõna nüüd küsimuse vooruks Marika Tuusile. Aitäh. No mõnes mõttes mulle täna see koosoleku formaat ei meeldi, et on siin lihtsalt kaks inimest pihitoolis, ka siin peaministri ametis Jaak Aab. Et tahan öelda taustaks lihtsalt, et Keskerakond on küll aastaid alustanud ja tahtnud alustada neid uuringuid ja kõike, aga lihtsalt Reformierakond, kes on peaministri toolis alati olnud aastaid, ei ole seda teinud. Et see lihtsalt taustaks praegu tahtsin öelda. Ja ega ka see, et nüüd lõpmata küsimusi saab üks inimene esitada, et seda formaati see oleks võinud Kalle minuga ikkagi kooskõlastada, ma olen aseesimees ja nii päris need tavaliselt ei käi. Aga kuna siin on niisugune spetsialist kohal, siis ma küsiks seda, et vaat see ühiskomisjon, mis kunagi oli see alguses kolmene, et seal see tehnik ja nemad nagu ei uurinud seda, kuidas oli võimalik ikkagi selline laev, et uppub poole tunniga. Et
spetsialistid, tehnikaspetsialistid on arvutustega välja uurinud, et see tehniliselt ei oleks võimalik. Et laev, mis on, eks ole, seal 10-korruse maja kõrgune, kaalub 1600 tonni, nii pikk, 150 palju meetrid oli, et seal on 7 tekki, seal vahel on kõik need niisugused veekindlad barjäärid, ta on niisugune labürindi keerukusega, ta oli ju spetsiaalselt ehitatud, eks ole, et see vesi sinna sisse ei tungiks. Ja niisuguse suurepärase ujuvusega, et kui ta oleks uppunud ja et ta sai uppuda ainult poole tunniga, ainult sel juhul, kui tal oli tõesti altpoolt ja kohe ta oli lõhki, et muidu ta oleks jäänud teistpidi hulpima, see on nagu täis pumbatud õhkmadrats, eks ole, ei uppu ju ära. Et vaat need faktid niisugused, et neid peaks kuidagimoodi vist ümber lükkama või tõestama. Ajaloos ei teata sellist juhust. Näiteks siin on toodud näide Wilhelm Gastholm 45. aastal uppus 50 minutiga ja seal oli, ma ei tea, torpeedodest, eks ole, puruks tulistatud. Siin on praegu räägitakse kuskilt, eks ole, tuli, me ei tea, kuidas siis see vesi ja uppus. Et need küsimused, ma arvan, et vajaksid, või mis teie sellest arvate praegu, et kuidas see oli võimalik, et poole tunniga laev keerab ebaloogilisse asendisse. Täna on muide näiteks, ma vaatasin just äsja, Vello Mäss on ka kirjutanud midagi ligi lähedust, et laev kuidagi pööras seal teistpidi ja valest. Mis te arvate sellest asjast? Esiteks see pikkus oli tund aega, aga ilmselgelt ta uppus väga kiiresti, see on fakt. Ja ilmselgelt ei olnud piisavat aega inimeste evakueerimiseks, et see ühegi selleaegse riskitsenaariumile ei vastanud, et ettevõtjad võin öelda, et tänu jutumärkides Estoniale väga palju rahvusvahelised konventsioonid on muutunud ja sellisel kujul ühtegi õnnetust enam korduda ei saa. See on nagu oma vigadest õppimine. Mis puudutab siis seda Estonia uppumise stsenaariumit, siis minu eesmärk on digitaliseerida kõik joonised, nende jooniste põhjal luua siis laeva selline digitaalne kaksik ja viia läbi kõik simulatsioonid, et mis siis peaks ikka ühtuma nende samade intervjuudega, et hakata samm-sammult liikuma, mis toimus, miks toimus. Ja seal, ütleme niimoodi, et seal me saame juba päris täpse vastuse, kuidas toimus ruumide täitumine, millised nihkumised toimusid, seal auto tekkis vabanemis, millal sõidukid vabanesid oma kinnitustest, et seda me varasemalt teinud ei ole. Põhirõhk on sellest hetkest, kui nüüd siis Estonia läks juba vee alla, kuidas ta merepõhjaga kokku puutus ja kuidas toimus erinevad vigastused merepõhja laskudes, aga nii palju, kui on võimalik, ma soovin ta tulla ka tagasi sellest hetkest, kui visiir siis vabanes. Et just, aga see ongi see koht, kus me saame nüüd kasutada seda kaasaegset tarkvara, saame võimalikult täpse vastuse ja sealt tuleb ka välja need, et kas see on loogiline, et see vesi tuli ainult nüüd visiiri ja rambi kaudu sisse või pidi veel mingid muid, et see on, ütleme, see on võimalik välja arvutada, simuleerida. Ja see, mis vist Mart mainis või Martin, et ei ole välistatud, nii kui Renegi ütles, et me toome seal rambi ülesse, kui on vaja, kui ei saa seal vee all neid vastuseid, kus need deformatsioonid, mida iganes toimusid, millal nad toimusid, siis see otsus on isegi Rene käes, seda ei pea keegi eraldi otsustama. Rene saab otsustada seda, et uurimise huvides tuuakse ramp ülesse, vaadatakse üle. Nii et ka sellised asjad on võimalikud. Et me tahame, ma usun, et Rene andis, et tahe on seda teha võimalikult ikkagi kompetentselt, võimalikult põhjalikult, kasutades tänapäeva erinevaid tehnikaid ja kui kõigist nendest asjadest tuleb välja selliseid asjaolusid, et on vaja algatada see uurimine, kus, ma ei tea, mida iganes juba kriminaal uurimise käigus küsitletakse, siis see ka tuleb. Mina seda võin küll kinnitada. Et kõik aru saada, ma saan aru, et see ajalugu on tekitanud sellise arvamuse, ka minu hinges on palju küsimusi olnud nende erinevate valitsuste ja uurimiste asjus, mis siin on käinud, eks ju. Aga need me peamegi saama võimalikult täpselt vastuse. Selge, Jaak, aitäh, ma sain su emotsioonidest aru praegu, aga Marika jätkab oma küsimustega.
et ma arvan ka, et siin on edaspidi vaja laiemalt natuke seda asja uurida siiski, et kuhu kadusid omal ajal ju need salvestised kapteni Sillalt näiteks. Anti Meister, miks ta ju tagasi astus, siis oligi niisugused asjad just, millest seda just, kui ta nägi, et varjatakse asju, eks ole. No kõik see sama betooniga katmine, see ei olnud nii lihtsalt, et nad vaatasid, et ei ole mõtet seda katta, vaid see rahulolematus oli nii rootslastest poolt kui meie poolt, igalt poolt oli see nii võimas, eks ole, et nad ei saanud. Miks näiteks see Rockwater käis mõni kuu hiljem seal all detsembris, aga sellest ei olnud üldsegi kuskil juttu, eks ole, pole käidud, keegi pole sinna läinud. Vot need on need niisugused valed, niisugused lapsikud valed, millega on, ja kas või näiteks see sama igavne teema kapten Piht, me kõik, kes sel ajal, ma ei tea, elasid või olid teadlikud, nägid teda ometi sealt tulemas. Ja see ei olegi teile küsimus, aga nägid teda seal olemas ja mina töötasin, ma ütlen veel kord, Aktuaalses Kaameras ja mäletan neid kaadreid, ma ise monteerisin neid kaadreid, seal oleks ole AK-sse, me oleme näinud neid kõiki neid asju. Et vaat need on need need ei ole vandenõuteooriad. Teda mäletatakse haiglas pärast, me lööme praegu siin arvutist kõik sisse need pildid. Ühesõnaga, niisugune uuring peaks nagu pärastpoole ikkagi juurde tulema, et ainult see tehniline uuring nüüd tagant järgi 30 aastat, see ka muidugi, aga minu niisugune võib-olla kommentaar, jah. Ma lihtsalt ütlen Rene toetuseks, et ka need, kes seal olid siis laeval, kes on elus, eks ju, et Rene kirjeldas, et ka see protsess, kuidas see laev hakkas, kes kus oli, kes mida kuulis, kes mida teadis, kes mida nägi, selle dokumenteeritakse ära täpselt selle sama uurimise käigus. Ja vot sealt siis tulevadki need küsimused, kas tuleb, mida iganes, mina oleks ka spetsialist, tõesti juriidiline uurimine otsa sellele, vaat seda mina ei tea. Olenevalt nendest faktidest ja sellest uuringust selgub, mis või kus. Selge tähendab... Tohin ma kommenteerin, et korraks käis siin läbi ka selle nagu avatuse teema ja kaasamise teema, et me tegime ettepaneku nii Eesti kui ka Rootsi omakseid ja pääsenud esindajate organisatsioonidele nimetada oma esindajad. Ja Rootsi poole nimetas oma esindajana pääsenu, kes oli meil koha peal, tal oli kõikides kohtades tagatud juurdepääs, kõikide koosolekul, mis meil laeva peal toimus, ta osales, me kogu aeg selgitasime temale, mida me näeme, miks me näeme, kus kohas me asume ja ta ütles ka, et see on esimest korda, kuna ta on varasemalt ka sellistes projektides osalenud seoses Estoniaga, esimest korda ta lastakse rohujuure tasandil juurde. Ta võib igale poole minna, ta kõiki asju näeb ja näeb seda süsteemi, kuidas toimetatakse. Ja meil oli temaga väga pikad vestlused. Ja ta ka väga pikalt rääkis oma läbielamisi. Ja tihtipeale oli tal ka pisar silmis. Et see on tegelikult uskumatu, mis seal on toimunud inimestega. Teine oli siis Eesti poole pealt oli kaasatud siis omaste poolt nimetatud ekspert, et nad ütlesid, et tegemist on tehnilise uuringuga, neil endal seda ekspertiisi ei ole ja otsustasid, et nimetavad eksperdi ja see ekspert oli ka algusest lõpuni. Algusest ta ehmatas ära, et esimesel päeval väidetavalt rootslased hakkasid tegema uuringutega, tegelikult nad ei tegelenud uuringutega, pärast siis rahunes maha ja oli ka kogu see aeg 24/7, ta oli meie kõrval, ta nägi kõike ja tema ka nõuannetest oli ka väga palju eelkõige siis Rootsi Stockholmi ülikoolil abi, kuna ta on väga hea selline merepõhja mõõdistamise ekspert, et ka mitmed tehnoloogiad, mis tegelikult võtted, mida me kasutama hakkasime, ei olnud algselt planeeritud ja tema nõuannete alusel me tegelikult võtsime kasutusele ja nad andsid väga häid tulemusi, et selles mõttes ka, et ta oli küll vaatleja, aga temast oli meile tõepoolest väga palju kasu. Lisaks oli siis pakutud välja, et ka ringhäälingute esindajad, nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka Rootsi ringhäälingu esindajad tulevad kaasa ja seda kõike, mida me teeme, salvestavad ilma ühegi piiranguta. Ja see võimalusest mõlemad kasutasid. Eesti Ringhääling viimasel hetkel ütles, et nad ei ole võimelised oma esindajad nimetama. Järgmisena tuli ettepanekuga välja Postimees ja Postimehe siis mitte ajakirjanik, aga fotograaf kaamera vees
tuli kaasa ja Rootsi poolt oli ka siis sõltumatu siis dokumentalist, kes siis seda ka Rootsi poolele kajastas. Just minu soov oli see, et kõike seda, mida me teeme, nii on avalik, sellest räägime, sellest kõik materjalid saavad alles olema ja kõik nii omaste pääsenute esindajale on igal ühel tagatud juurdepääs, et kuskil ei tekkiski väheke sellist kõhklust, et me midagi varjame, me midagi jääme rääkimata, ei, seda ei ole. Ja ma arvan, et see on ainuvõimalik lahendus, kuidas selle Estonia antud juhul siis esialgse hindamise edasi liikuda. Et just vältida seda, neid rehasi veel otsa varasemalt vastu. Nii, Marika, sul on veel? Ettepanek on see, et kui te edasi lähete uurimistega, siis võiks ERR-i käest küsida välja need kaadrid, mida kindlasti ei ole palju veel isegi näidatud, seal arhiivis on olemas, me teame enne Eesmaaga. Väga hea mõte. Selge. Ei ole, siis järgmine küsija on Urmas Reitelmann, palun. Aitäh, paljud minu küsimused on juba vastuse saanud, et mul on üks niisugune küsimus siis laeva ehitaja kohta, et Pariisi kohtus Maier süüdi ei jäänud, eks ole, nüüd ei ole neil ju ka huvitatud osapoolena tõenäoliselt põhjust midagi varjata, eks. Kas te Maier Werfi kaasamist olete kaalunud? Mina jutumärkides ei usu seda raportit, et laeva konstruktsiooni viga, nii nagu Marika juba siin vihjas, siis Spirit of Free Enterprise ju oli Channelis päevi kummuli asendis, eks ole, ja laev ei uppunud. Et see on üks küsimus, et siis ma ei saa seda nüüd kinnitada ega 100% öelda, et see on tõsi, aga Rootsi merevägi on väidetavalt teinud sonaripilte kohe pärast hukkumist. Ja inimesed, kes on neid näinud, väidavad, et visiir oli laeva kõrval. Hiljem selle visiiri asukohta muudeti ja tõsteti üles, just nagu oleks siis näitamaks seda, et visiir tormi käigus eraldus laevast. Ma võin teile öelda, ma rääkisin kapten Kolloga, kes oli Georg Otsa kapten, ja tema väide on see, et kui laevaohvitserid, kes tunnevad laeva läbi ja lõhki ja tunnevad laeva helisid, nad oleksid pidanud otse kohe sellise visiiri kolksatuse peale poodist püsti kargama ja põhjust otsima, sellepärast et kapten Kollo sõnad olid, et laevakapten teab iga nagina põhjust oma laevas, eks ole, et seal on üks küsimärk teise otsa ja mina ei saa siiani aru, eks, et see ei puuduta nüüd tehnilist külge küll, aga see kogu selle asja uurimine oleks ikkagi pidanud algama kriminaalasjast, eks ole, see on täiesti pretsedenditu ja kriminaalasi ka inimröövi kohta, mis puudutavad 9 pääsenud sealt, kes jäljetult kadusid, et pigem on mul küsimus siis, et kas Maierit on plaanis kaasata ja härra Aabile võib-olla küsimus sellest, et mis siis ikkagi nende 9 inimese ja kogu selle kriminaalasjaga saab? Ma alustan siis. Et võin teile kinnitada, et Maier Werf on kogu see kaasatud ja nad pakkusid meile kogu selle mereliste eluuuringute faasis 24/7 tuge. Ehk siis, mis me tegime? Me panime kogu see, kui me tegime uuringuid, meil oli vaja erinevaid konstruktsiooni elementide jooniseid, selleks, et tuvastada, et kas see on sellisel kujul, nagu ta kunagi ehitati, või me näeme midagi muud. Ja me saime neid jooniseid kogu aeg. Tegime päringu, saime, et see koostöö hetkel on väga hea. Et mida me ma võin öelda, aga mis on minu mure, on see, et see laev on ümber ehitatud. Et ta ehitati Maier Werfis, talle pandi ka hiljem siis stabilisaatorid Maier Werfis, ehitati ümber. Peale seda on toimunud ka veel ümberehitused. Minu
hetkel on raskusi tuvastada, millised ümberehitused kelle pool mingil ajal tehti. Ja see on see, millega me hakkame ka praegu tegelema, sest ütleme sellisel kujul, nagu laevakere merepõhjas on, Rakka merepõhjas, see 100% ei ole see, mis kunagi laevatehas ehitati, on muudatused. Ja me peame need tuvastama, kes millisel hetkel tegi need muudatused ja kus on nende muudatuste dokumentatsioon. Millist metalli kasutati, millised olid keevistrahad, kes oli keevitaja, et saada aru, mis tehti, kus tehti. Ja sealt on see, kus on tühimik. Ja kui te küsite, et mis siis edasi, et me teemegi päringuid ja lähme otsustajatena algdokumendid välja nii kaua, kui me saame, selleks, et saada oma küsimustele vastused. Meile osas hetkel ühtegi küsitavusprobleemi mul ei ole. Kõik see, mis neil on olemas, seda need avalikustavad. Kommenteerin ka Pariisi kohtuotsust. Pariisi kohtuotsus jõustus esmaspäeval, sellel esmaspäeval. Ja teimimiseks ta ei läinud, see tähendab seda, et ei olnud täiendavaid uusi asjaolusi, mille alusel oleks olnud võimalik avada teimimise protsess. See tähendab, et see kohtuotsus on lõplik. Nii, kas Jaagul oli veel kriminaalasja osas? Kõik need, ütleme siis, mida iganes, ma ei oska nimetada. Kas siis faktid, väited, oletused, ma loodan, et see kunagi kontrollitakse üle ja ma arvan, et mitte kauges tulevikus. Nii et valitsuse otsus oli see, tegelikult ausalt öelda ka sisuliselt esimeses etapis ka eelmine valitsus soovis näha seda, mida praegu Rene teeb ju. Ma arvan, et väga kompetentselt teeb, ta on andnud teile täna vastused ja see protsess on väga avalik. Kui nüüd kogu selle protsess pluss need väited, mis on kõlanud varem, annab kokku sellise pildi, et siin tulebki uus uurimine, siis selline põhjalik uurimine, kus siis kontrollitakse juba väidet selle uppumise põhjuste kohta ja süüdi olemise kohta. Ma ei välista, et see tuleb kunagi, aga ma ei saa ka mürki võtta. Et väga palju oleneb sellest, mis me siit sellest esialgsest hinnangust teada saame. Kas... Jah, ma tahaks küsida veel, kas me võime olla kindlad, et nüüd selle uurimise tulemustele ei lööda mingit ametkondlikku pitserit või ei salastata 70 aastaks, nii nagu Eestis viimasel ajal kombeks on. Ja veel lisaküsimus, et kas te olete kaalunud ja rääkinud hukkunute omastega näiteks siis inimeste jäänuste üles tõstmist ja mahamatmist? Viimasele küsimusele vastan kõigepealt, et tegelikult see, kes on suhelnud, on olnud riigisekretär ehk riigikantselei omastega tihedalt, mina ei oska seda täpselt tööta, võin küsida, aga seda küsimust on püstitatud. See on väga tõsine küsimus, nagu me teame. Et eks seda peab siis kaaluma, kui omaksed, ma tean, et ka omaksed pole ühisel seisukohal selles osas, et ma ei tea, kes seda otsustab, see on väga raske küsimus osalt öelda. See on igati raske, isegi inimesel, kellel ei ole selle omaksid olnud, ma kujutan ette, et see on raske küsimus. Ei, okei, aga ma räägin, et kui esialgsed hinnangud näitavad, et on vaja sinna ikkagi sisse minna, siis see ei ole välistatud. Vabandust, aga ma ja aga lase, ma räägin ära, Mart, nüüd ka, sa ei lasknud mul ka enam vaja segada. Ja avalikustamise juba eelmine valitsus otsustas selle ja see valitsus ei ole ümber otsustada. See käib väga avalikus protsessis, Rene kirjeldas, kuidas see käib. Siin on ajakirjandus juures, omaste esindajad on juures, valitsus saab ülevaate, avalikkus saab ülevaate. Kõik see, mis on seal filmitud, tuvastatud, kõigest sellest antakse ülevaate. Seni, kui mina valitsuses olen, ei tule sinna salastuse märk. Jaak, vabandust, aga ma pean ümber lükkama sinu seisukohad salastatuse märk. Eelviimane koosolek siin samas ruumis Välisministeeriumi poolt saadetud dokumendid ohutusjuurdluse tegevuse kohta ja edasise saatuse kohta kandsid AK märget, ehk siis salastatuse avalikkusele mitte lubatava info. See on puhta bürokraatia, ma ütlesin. Rahu, Jaak, tähendab, praegu juhin mina seda istungit ja kuula palun mind ära. Ja põhjus oli see, et sellega me rikkuda ära suhted naaberriikidega, ehk siis Rootsiga.
See ei ole väide, see on Taimar Peterkopi lause ja selle kohta mul on AK dokumendid on siin olemas. Kui sina nüüd räägid sellest puhtast südamest, ole hea, võta nendelt see märge maha, lase need palun avalikkusele. Küsimus oli veel. Ja ma lisaküsimusena, et kas teil siis ma ei tea, avalikkuse rahustamise või tõe väljaselgitamise huvides ei oleks mõistlik kaasata ka mingit sõltumatut rahvusvahelist osapoolt siia, et praegu on 3 riigi esindajad, eks, kõik on huvitatud pooled, äkki mõni, ma ei tea, kes see võiks olla teoreetiliselt, mõni riik, kes vaataks seda täiesti erapooletult? Ohutusjuurdluskeskus toimetab siis vastavalt kehtivale seadusandlusele Euroopa Liidu reeglitele, eks, et sellest tulenevalt on kohustus lipuriigil siis seda esialgset hindamist ja ka ohutusjuurdlust läbi viia. Ja kaasatud on siis seotud osapooled, ehk siis antud juhul Rootsi ja Soome. Soome kaasatus on nii palju, kui on see seotud sellega, et Estonia vrakk lebab Soome majandusvööndis ja väga palju sellist ka varasemat informatsiooni alates siis selle naftasaaduste, naftajääkide eemaldamisest, päästetöödest on Soome riigi käes ja siis sealt kaudu me saame selle ohutusjuurdluskeskuse kaudu me saame selle informatsiooni kätte. Meie oleme kaasanud eksperdid, ma juba mainisin, on meil Ühendriikidest, meil on Briti eksperdid, meil on Uus-Meremaa eksperdid, kes on kaasatud erinevatesse valdkondadesse. Minu soov on leida üle maailma parimad eksperdid, kellel on ühes või teises valdkonnas seda kompetentsi, mida meil endal ei ole, veel saavad seda juurde tuua. Ja siiamaani ma ütlen, et meil on väga hea kompetents siin laua taga. Tänu sellele me kasutame seda rahvusvahelist võrgustikku. Aga esialgset hindamist on kohustatud lipuriik läbi viima ja seda me viime läbi. Aga siin ongi see, kus ma kasutan võimalust kaasada erinevaid eksperte üle maailma. Selge, aitäh. Üks küsimus oli vist ennem veel, et vastatud sai. Nii, et Ruuben Kaalep, palun sinupoolsed küsimused. Nii, mul oleks ka mitu küsimust, et esiteks ma saan aru, et üks olulisemaid küsimusi selle uurimise juures on see, et kas varasem ühendkomisjoni poolde uurimine on olnud adekvaatne ja selles osas, kas teil on plaanis vaadata läbi ja analüüsida neid videosalvestisi, mis on tehtud veealustel uuringutel siis huku järgsetel kuudel ja teha selgeks, et kas neid videosid on kärbitud, kas seal on mingisuguseid osi nendest uuringutest, mida tol ajal Eesti poolega ei jagatud, sellepärast, et väga raske on uskuda, et need suure ulatuslikud vigastused, mis praegu on ilmsiks tulnud, jäid tol ajal märkamata. Et kui tuleb välja, et üle 25 aasta on olnud siis instantse tõenäoliselt Rootsi poolelt, kes on sellest olnud teadlikud ja on seda teiste osapoolte eest varjanud, siis mis on need järeldused, mida me peaksime tegema nii selle uuringu adekvaatsuse kui ka siis Rootsi poole usaldusväärsuse kohta? Jah, eesmärk ongi nüüd, kuna me avastasime erinevad vigastused ja see vigastuste ulatuse on märgatavalt suurem kui varaselt raporteeritud, siis me soovimegi vaadata kõik need algmaterjalid, ehk siis minna toorfailide juurde, filmisalvestuste juurde, et tuvastada, kas, mis ulatuses seda filmiti, millised vigastused avastati ja siin ongi seda mitte just töödeldud fail, aga me tahame seda algmaterjali, algfilmi näha. Selleks, et olla veendunud, et see filmiti, et see ei ole mingilgi määral töödeldud, mis iganes. Ja siis me konstateerime fakti, et jah, me teame, et see film on tehtud ja see on hävitatud. Siis on see uurimiskirjas, et jah. Aga mis sel juhul oleks järeldus? See on pigem küsimus ministrile, et kui tuleb välja, et tõepoolest algse uurimise ajal Eesti poole eest varjati väga olulisi fakte ja materjale?
No kõik need järeldused, nii see tehniline uurimine kui ka kõiki nende materjalide uurimine, et see praegu käib. Ja kui need järeldused välja tuuakse, siis vastav otsus või reaktsioon tuleb teha. Ma ei tea, mina ei ole siin üksinda otsustajaks, siis nii nagu ma ütlesin, valitsus tegelikult briifib, uurib, küsib ja vastavalt sellele seadusele, mida ka see ohutusjuurdlus nõuab, vastav ministeerium või siis valitsus peab reageerima. Järelikult, kui selliseid asju välja tuleb, mis takistavad seda juurdlust. No see on seaduse järgi ette nähtud. Aga tuleme selle juurde siis, kui vastavad faktid on tuvastatud selle uuringu käigus kindlasti. Teine küsimus oleks siis see, et seoses selle rambi ära kukkumisega praegu, tähendab, te olete avalikkuses öelnud, et Soome pool on kinnitanud, et mingisuguseid sukeldumisi vahepeal ega mingit tegevust vrakil ei ole toimunud. Kas selles me lihtsalt usaldame praegu Soome rannavalve sõna või on nad jaganud Eestiga ka mingeid kindlaid materjale, tõendeid, logisid, et seal ei ole keegi käinud mingisugust kahtlast varjatud pahatahtlikku tegevust tegemas? Need ei ole minu sõnad olnud, et mina ei ole kinnitanud, et soomlased seal käinud on või mitte käinud, mul see informatsioon, see on soomlased, ja soomlased kontrollivad seda, aga kas nad on käinud, kas keegi teine käinud on, minul see informatsioon puudub. Seega ei saa väita, et ei ole käidud vahepeal 2 aasta jooksul? Saage aru, mina saan rääkida faktidest. Kui ma olen näinud dokumenti, kui ma olen näinud videosalvestust, siis ma ütlen, jah, ma olen näinud seda, ma saan seda kinnitada. Nii kaua, kui mina dokumenti, toordata faili, mis iganes näinud ei ole, mina kinnitama ei hakka. Antud juhul mina ei ole midagi Soome poolt näinud ja ma pole ka päringut teinud. Kui me peame vajalikuks, me teeme päringu ja annan teada ka, mis on päringu vastus. Et mul oli 3 tingimust, et punkt 1, et kui ma üldse tehti see ettepanek päris ammu hakata selle Estonia teemaga tegelema, see oli eelmise aasta sügis, kui esimest korda minu juures selle teemaga räägiti, ma nõustusin asuma ohutusjuurdluskeskuse juhiks tingimusel ja eesmärgiga tegeleda Estonia uurimisega. Mul oli 3 tingimust. Üks tingimus oli see, et selle projekti jaoks on meil olemas piisav rahastus. Punkt 2 on see, et mul on õigus moodustada ise oma meeskond ja punkt 3 oli see, et see kõik, mis me teeme, on avalik ja nii ta ongi. Kui kuskil ma tunnen, et on riivet, siis ma annan sellest teada ja kui ma näen, et ma ei suuda nendel tingimustel enam jätkata, siis ma astun ka tagasi. Ja siin ka teie sõnum, ma olen teie jaoks ka siin. Mina olen teile aruandluskohuslane ja kasutage seda, ma olen teie jaoks, küsige. Ja samamoodi ma olen ka rääkinud omastega, räägin ka valitsusega. Kui teil on mingisugused mõtted, kui teil on mingid ettepanekud, siis palun andke teada. Me arutame, vaatame, kui võimalik on, me võtame need asjad töösse. Et minu soov on võimalikult palju seda momenti, mis meil on 2021-2022 kasutada selleks, et tuua selgust, et anda meie rahvale vastus, mis juhtus ja miks ta juhtus. Et ma kellegiga ei oponeeri, aga saage aru, ma saan ainult kinnitada neid fakte, milles me oleme veendud, mida olen tuvastanud. Nii, kas... Jaa, mul oleks jätkuküsimus siit ka, et nüüd praegu olukorras, kus meil on avanenud võimalused, mida varem ei ole olnud, selgitada seal vrakil välja erinevaid laevahuku aspekte, mis varem ei ole vastust saanud, muuhulgas, kui meil on võimalik minna autotekile, võib-olla uurida laevalasti ja anda vastuseid ka küsimustele, mis on varasematel aastatel seoses võimaliku relvaveoga näiteks esile kerkinud. Et kas me kasutame kõiki neid võimalusi, lisaks veel on ju võimalik minna sillale, proovida, kui hetkel veel on võimalik tuvastada seal olnud isikute säilmed, mis on samuti ülioluline küsimusi tegelikult laevahuku seisukohast või ka kontrollida nende väidetavalt pärast pääsemist kadunuks jäänud isikute kajuteid. Kõik need on ju asjad, mis annaks vastuseid küsimustele, mis on õhus olnud kõik need aastad, et kas siin ei ole mõttekoht, et võiks natukene seda uurimise
seda spektrit laiendada? Ohutusjuurdluskeskused tegutsevad vastavalt siis etteantud õigusraamistiku raames. Me ei saa endale võtta täiendavaid ülesandeid. Et kõik see, mis on seotud esialgse hindamisega, sellega me tegeleme. Kõik see, mis jääb väljapoole, on teiste institutsioonide ülesanne. Et meil ei ole volitusi oma raame laiendada. Mis puudutab autotekki, siis kaks asja, mis jäid meil uurimata erinevatel põhjustel. Üks oli autotekk ja teine oli tegelikult siis välistekk, siis kõige ülemine tekk ja parem parras. Esimene põhjus oli see, et meil oli see allveerobot tellitud 48 tunniks, selleks, et teostada ülevaade ja see 48 tundi nad kõik töötasid. Tehti nii palju, kui jõuti. Autotekki sisenemiseks esiteks ütlesid, et nemad ei ole selleks võimelised, kuna autotekis on väga palju rususi, otsasi, trosse, mis tähendab seda, et see sisenemine ei ole sellise aparatuuriga, ei olnud ohutu. Kui me mingil hetkel peaksime pidama vajalikuks autotekki sisenemise, siis selle jaoks tuleb kasutada hoopis teistsugust tehnoloogiat. Ja selle tehnoloogia ülesleidmine, need on üksikud seadmed, millega sinna saab sisse minna. Selle broneerimine võtab aega. See on suurem protsess, aga tehniliselt on võimalik sinna sisse minna. Teine, mida me ei suutnud lähedalt uurida, on siis välimine tekk, ülemine tekk ja parem parras samal põhjusel. Seal on rusud, seal on otsad, seal on trossid, sinna lähedale ei saanud me minna ei 3D-skanneriga, ei saanud ka robotiga minna. Et need asjad on meil uurimata. Ja nüüd ongi see, et kui me läheme põhiuuringutega sinna, minu soov on vahetada välja tehnoloogia, minna teistsuguse tehnoloogia sinna, et just uurida neid kohti, mida me praegu sinna eeluuringute raames ei suutnud uurida ja see ei olnud ka meie eesmärk. Okei, aitäh. Lühike vastus on, et ma ka Rene käest küsisin, et miks kohe tuukrid alla ei põruta siis. Aga tuukrid tihtipeale näevad kehvemini kui praegune tehnoloogia. See on lihtsalt suhteliselt lihtsustatud vastus. Jah. Et Jaak saaksid rääkima, mul on kohe küsimus sulle, vaatasin, et tegid suu lahti. Ja mul on väga lühikesed küsimused, Jaak, mida kauem sa palud vabandust, seda kauem läheb aega. Nii, meil on olemas hauarahuleping 3 riigi vahel ja seal on selline asi kirjas, et lepingu pooled kohustavad siis takistama mis tahes tegevust ja sukeldumist ja muud merepõhjas toimetamist. Põhimõtteliselt on need asjad kokkuleppega fikseeritud. Ma kuulasin väga hoolega Rene Arikase selgitusi pressikonverentsil ja ausalt öelda mul jättis väga sümpaatse mulje see. Ja mis ma panin tähele seda, Rene Arikas ütles seda, et kui käidi uurimas, siis tehti sisselõige. Ja nüüd on see sisselõike plaat on eemaldatud. Ehk siis see tähendab seda, et selles laevas on käidud. Nii, edasi, juttu oli ka siin sellest sonaripildist, mis tuli segaja peale. Jällegi, siin on keegi, kes tegutseb selles piirkonnas ja ilmselt mitte kõige parematel võimalustel, sest segaja eeldab ikkagi mingisuguse inimtegevuse olemasolu. Ja kolmandaks on nüüd see asi, et seesama õnnetu ramp, mis on vastuolus lõpuaruandes nii faktiliste asjaoludega kui ka siis selle lõppjäreldustega ja on praeguseks hetkeks üldse laeva kõrvale kuidagi moodi sattunud. Et selle kohta, nagu ma aru sain, vastust ei ole, aga mul on küsimus Jaagule selles plaanis, et seesama hauarahuleping ütleb seda, et lepingu pooled kohustavad nägema ette võimaluse nimetatud kuriteo toimepanemisest vabaduskaotust. Nüüd on need faktid on teada, kas valitsus kavatseb algatada selle hauarahu rikkumise osas mingisugust kriminaalmenetlust? Kõigepealt need faktid, millal keegi kus all käis ja me nägime Rene aruandest ka, et seal on toimunud, on lõigatud ju mingisuguseid auke, seal see üks lapp oli kohe selle augu kõrval, kes millal käis, esialgu nende faktide tuvastamine
noh, nii palju kui on võimalik, ongi tegelikult Rene meeskonna ülesanne. Nii nagu me rääkisime, kõik need materjalid küsitakse välja, mis on siis teada. Kui ei suudeta tuvastada, et see või teine või mingi muu asi, siis tuleb see lõppjäreldustes ja sealt tuleb edasi teha siis need otsused. Ei, Jaak, see asi on, nagu ma räägin teisest aspektist, ma räägin Estonia uurimisest, ma räägin hauarahu rikkumisest, siin on ju faktid, Rene tõi välja selle. Kas Eesti pool kavatseb rikkumise osas menetlust alustada? Kui tuvastatakse, et need on teadmata osapooltele ja on tuvastamata, et kes ja mis eesmärgi seal käis, siis kindlasti tuleb see olla. Aga ma ei tea, ootame ära nüüd selle eelhinnangu, sa tahad kõiki otsuseid ette saada. Kena, aitäh, Jaak. Mul on küsimus võib-olla nüüd Renele jälle, et noh, ilmselgelt on ebaloogiline, et see, vähemalt minu arvates, aga ega see minu arvamus suurt ei loe, on see rambi sattumine sinna laeva kõrvale põhimõtteliselt peaaegu. Ja ma tuginen praegu siis, ütleme, Raul Mälksoo möödunud aastase juriidilise hinnangule, kus siis tema käest 22. märts 2020 tehtud, kellele kuulub Estonia vrakk, siis ta ütleb, et Estonia vrakk kuulub ikkagi Eestile ja kas ei oleks mõttekas selle asemel, et seal vee all tukritega sobrada ja nii edasi, tõsta see ramp välja, tuua ta Eesti poolele ja teha need uuringud siinsamas Eesti poole peal maismaa peal ära, et saada täpselt kindlaks, millised on seal, ütleme, need, mis tegurid on põhjustanud selle visiiri eest, vabandust, rambi eest äratulekust? Ma hakkan hoopis teise poole peal pihta, et seda projekti planeerides me saime kokku ka peapiiskop Urmas Viilmaga ja meil oli väga pikk vestlus sel teemal, et kuidas me mõistame vrakki, kuidas me defineerime vrakki, mis on haud, mis on surnuaed. Ei, mul oli väga lihtne küsimus. Ma põhjendan ära siis. Ja siis oli kirikute ühine seisukoht on see, et Estonia vrakk kui see, teemist on klassikalises mõttes hauaga ja see hauarahu piirkond on nii-öelda siis surnuaed. See tähendab seda, et kui me hakkame seal midagi tegema, midagi üles tõstma, nii-öelda surnuaegst midagi eemaldama, siis see peab olema kõige viimasem lahendus. Et tulen tagasi selle juurde. Kui me ühelgi muul tehnilisel võimalusel lahendusel ei suuda tuvastada, miks sellisel kujul vööriramp sinna paremasse pardasse kukkus, mis oli nende, mis iganes rebendite, deformatsioonide tekkimise järjekord, ma absoluutselt ei välista selle rambi üles toomist. Et ma ei välista seda, aga eelkõige minu soov on see, et me võimalikult vähe seda piirkonda kui surnuaeda ja haud rikuksime, segaksime. Kui muud variante ei ole, siis tõepoolest me toome selle rambi üles. Aitäh! Ma aeg kiirub peale. Jaak, viimane küsimus minu poolt sulle on see, et meie kõige ausam ja targem ja õiglasem uudistekanal Delfi mõned aastad, mitte mõned, vaid aastaid tagasi andis teada, et Estonia pardal veeti sõjatehnikat, Rootsi kohus tuvastas selle ja kuulutas ta 70 aastat salajaseks. Kas Rootsi pool on andnud selle kohtuotsuse materjalid valitsuse käsutusse, et saada teada, millist sõjatehnikat veeti? Minul seda informatsiooni ei ole, ma siis küsin, aga minu teada ei ole vist. Selge, ja viimane küsija täna on siis Monika Helme. Ja aitäh, et ma katsun teha hästi nii kiiresti, kui ma saan. Et ma tuleks tagasi selle sonari segava signaali juurde, et sellest suhteliselt ammendavad vastused sain, aga ma küsin nagu ettevaatavalt. Et meedias oli üks selline lause, et jah, me püüame välja selgitada, kes see segaja oli ja kui me saame teada, et siis kui me läheme järgmine kord mingisuguseid uusi uuringuid tegema, et me siis umbes palume neid, et nad enam ei segaks. Et mul on nagu selline küsimus, et kui me räägime hästi avalikust protsessist ja tõesti me mitte midagi siin salastama ei hakka, ei 9 aastaks ega 75 aastaks, et kas siis avalikkus ka saab teada, kes see segaja oli?
Minu ülesanne on väga lihtne, et mina edastasin need materjalid, mis meil juba olid olemas, edastasin vastavalt institutsioonidele palvega siis ka neid materjali jagada oma koostööpartneritega Soome ja Rootsi ja NATO peakorterist ja anda siis ka nendele küsimustele, mitte teil, mis me siin täna oleme ka puudutanud, ka vastus. See, millise märkmega tuleb see vastus, mina teile öelda ei saa. Et minu ainukene mure on see, et me saaksime teha oma tööd ja kasutada neid seadmeid, mis meil olemas on, täies ulatuses, mida me antud juhul ei saanud teha. Et võin öelda ka ära 2 asja, mis meil jäid tegemata. Üks oli see, et meil jäi ära mõõtmata, kui suur on laeva kalle, vööriahter. Ja teine oli siis läbipaine, ehk kui me näeme, et see keskmine osa, kas siis moreeni või graniidi paljandil, et kui palju siis teoreetiliselt on langenud vööriahter keskosast allapoole. Need mõõtmised jäid meil tegemata ja nende mõõtmiste tegemise jaoks on meil vaja, et meil oleks seadmete täielik nähtavusulatus, et seda pikki mõõtmisi teha. Ja aitäh, et ma lihtsalt markeeriks ära ühe sellise, mis puudutab sellisesse hauarahusse, et see võib olla selline, võib-olla mitte väga selline võrdlus, mis oleks kuidagi kasutatav, aga siiski ikkagi, ma lihtsalt räägin, mida rahvas räägib. Et kui meil näiteks kujutame ette, et juhtuks suur bussiõnnetus, mis on ka, eks ole, ja kõik saavad surma, või lennuõnnetus, eks ole, et lennuk kukub alla, kõik saavad surma, et kas me siis, ma ei ole kusagilt maailmast näinud, et need kohad kuulutataks surnuaiaks ja seal mitte midagi ei puututa ja mitte midagi ei uurita. Et põhimõtteliselt sama peaks ikkagi kehtima ka selle laevapoolst küsimusi on nii palju ja ma siiski soovitan, jällegi, eks ole, see ei ole võib-olla teie, kes te teete siis tehnilist uurimist, eks ju, et see ei ole ka võib-olla teie asi, aga siiski võib-olla te katsuksite ka oma tegevuses järgida seda, et te teate neid inimeste, rahva hulgas väga suuri küsimusi tekitavaid asju, et kaasa arvatud ka see relvavedu, eks ole, kaasa arvatud kõik see salastamist, me oleme täna hästi palju rääkinud, aga ka see, et pääsenud on rääkinud, kes olid autoteki all olevates kajutites, ärkasid selle peale üles, et te ütlesite ka, et te hakkate nendega uuesti rääkima ja katsute siis ära modelleerida, kus nad asusid, eks ole, mida nad kuulsid, eks ole, mis võis seal piirkonnas juhtuda, et see vesi tuli ju alla autoteki, mis ei saanud tulla, sellest on nii palju räägitud ka, et see ei saanud tulla sellest, et see visiir kukkus eest ära ja see vesi tuli sinna autotekile. Et neid küsimusi on hästi palju, et ma olen tegelikult hästi tänulik, et te olete võtnud, et olete see julge inimene, kes on võtnud endale selle ülesande, sest et me tegelikult teame ju kõikide nende aastate jooksul, et neid julgeid inimesi on olnud ka teisi, kes on asunud mingite uurimiste etteotsa. Ja nagu te ütlesite, et kui ka teie ei saa enam tunnet, et te ei saa enam oma tööd teha, te astute tagasi. Et paraku me näeme jällegi, need on kõiki neid nii-öelda vandenõuteooriaid ainult kinnitanud, et seal on toimunud midagi sellist, mida me võib-olla ei tohi teada, ei saa teada, ei saa kunagi teada. Et ma siiski soovin teile sellist vastupidamist ja julgust, et hoolimata kõikvõimalikest survestamistest või ükskõik millistest ettetulevatest asjaoludest, et te läheksite selle tee, nagu käiksite lõpuni. Ja siis mul on see küsimus, et kas te olete mõelnud ka, et ikkagi Riigikogus oli ju see uurimiskomisjon, eks ole, ja ma olen ka neid protokolle lugenud, kus siis ka hästi palju küsitleti just selle relvaveo osas, et ja nüüd on ära fikseeritud, et neid relvi seal veeti, et kas te neid materjale ka ikkagi kuidagi kavatsete kuidagi servapidigi kaasata? Aus vastus on hetkel mitte. Et kui me näeme, et kuskil see informatsioon võiks olla seotud siis laeva sisulise hukkumise stsenaariumiga, siis me seda kindlasti puudutame, et me hakkame kokku panema seda informatsiooni, mis puudutab autoteki koosseisu. Aga eesmärk on teine, et tuvastada, milline kaupleja auto tekkis, kuidas autotekis paiknemine toimus, millised veokid,
millise massi keskmega kuskil oli, aga eesmärk on ikka pigem see, et viia võimalikult täpselt see simulatsioon läbi, et kuidas toimus seal kaupade liikumine, et see pool on eelkõige. Et hetkel ma kuidagi näe, et meil oleks mandaat ja volitus tegeleda, mis puudutab kogu seda nii inimeste kadumist kui ka relvade vedu. Et ma selles mõttes nagu väga rangelt järgin oma mandaati, et mis on meie mandaat, mida me võime teha ja mis läheb meie mandaadist välja. No selge see, et noh, me oleme sellega juba siin, me oleme aru saanud, me oleme sellega juba leppinud, eks ole, et teil on ainult, te tegutsete nagu teatud raamides, aga no fakt on see, et inimesed ootavad ikkagi palju laiemaid vastuseid, et ma tõesti soovin, et te kogu oma tegevuses jälgiksite nagu seda printsiipi, et kui ma ütlen, et nii palju kui on teie võimuses, siis andke need võimalused või pakkuge välja neid võimalusi igal võimalikul juhul, et seda saaks hakata nagu laiemalt ja kas või teistes suunades siis edasi uurima. Sest me teame ju, ma olen ise näinud YouTube'is on need kaadrid, kus tuugrid tegelikult käivad kajutites, nad näitavad inimeste isiklikke asju. Et ma ei tea, kus need on pärit, ma just sattusin vaatama. Ei on ikka, et see just, et noh, et just nimelt, eks ole, nagu minister praegu ütles, eks ole, et tuleb kontrollida, kas need on autentsed, ma arvan, et noh, sellist mängufilmi keegi ei hakka paralleelselt ja ometigi looma, et ma arvan, et loomulikult need olid autentsed. Et jaa, et ma soovin teile lihtsalt, kuna mul oli võimalus Martin, et seda küll, aga Martin, et ma paluksin, Kert oli siin tükk aega juba enne siin. Tal on üks kiire repliik ja siis kohe, jah. Minul on hästi lühikene konkreetne küsimus. Kas mina saan õieti aru, et selle uurimise eesmärk on selgeks teha, millise tegevuse tulemusena selline tagajärg saabus? Leida see põhjuslik seos. Kas ma saan õieti aru? Lühike vastus ja või ei? Ei. Mul on kaks eesmärki. Üks on tuvastada parema pardavigastuste põhjust. Punkt 2, anda hinnang Tšaiki 1997. aasta lõpparuande järeldustele. Ja ma teen ettepaneku muuta esimest eesmärki ja laiendada kogu kerevigastustele, et tuvastada kõikide avastatud vigastuste tekke põhjus. Selge, Martin. Mul hästi lühikene. Esiteks ma tahtsin öelda, et ega kõik vandenõud ei ole teoreetilised, mõned on täiesti praktilised, aga ütle meile siis, mis oli see pädev asutus, kes hakkas uurima või kes hakkab uurima seda signaali, et meil on siin üks tore komisjon, kus me saame seda aruannet küsida. Sealt võiks küsida. Jah, aga me peame teadma, milline 3. Kõik 3. Et Küsige sealt. No nii, on... Ei, mul ei ole, tegemist on ju selles mõttes, et juriidiliste institutsioonidega, mul ei ole mingisugune saladuskohustustega, et tegelevad kõik 3. Nii palju, kui on pädevust, on välisluure, LUK ja merevägi. Ja nende vastavad siis koostööpartnerid välisriikides. Mul on hoopis teine teema, enne kui Kalle lõpetab. Ja see teema puudutab parvlaeva Tõll, oli ta nimi Tõll, mis sõitis Kaisse. Ja mina tahan teada, kas selles osas algatatakse uurimine ja kas vastab tõele, et Kersti Kaljulaid oli kapteni sillal, kapten lahkus kapteni sillalt, et teda autosse saata. Ära vanguta pead, need on tõsised küsimused. Ei, ma saan aru. Ja, vaata, Jaak, kui valitsus suhtub sellesse niimoodi, et vangutab pead ja ütleb, et see on nalja küsimus, siis on asi halvasti. Valitsus, kes maksumaksja raha kulutab praegu igasuguste manöövrite peale, et tõsta ühte parvlaeva Hiiumaalt Saaremaale ja Saaremaalt Hiiumaale ja maksab kinni suuri remondikahjusid ja võib-olla ka mingisugused ei õnnestu saada kindlustusrahasid. See on tõsine küsimus. Kui vabariigi president on kuritarvitanud oma ametipositsiooni, ta ei ole olnud seal ametiülesannetes ja kui ta on põhjustanud sellega, et kapten on lahkunud kapteni sillalt ja selle tulemusena on tekkinud avarii, see on tõsine küsimus. See ei ole mingisugune nalja küsimus. Kui valitsuse liikmed sellest aru ei saa, siis astuge tagasi. No nii. Kui laev saab kahjustada, ei ole üldse nalja küsimus, aga edasine ei ole, ma ei tea, kas neid fakte on tuvastatud ja tuvastatakse. Kas Ohutusjuurdluskeskus ka selle tegeleb? Ei keeldunud.
minu sõnad, et hetke info põhjal me ei näe alust ohutusjuurdluse avamiseks, aga me kogume hetkel informatsiooni, et väga olulised nii-öelda infoallikad, mis on siis nii-öelda must kast ja seadmete lugemid, on meile laekumata. Et siis, kui meil kogu informatsioon on olemas, siis me teeme otsuse, kas ohutusjuurdluse avada või mitte. No, ütleme niimoodi, see, kes oli laeva peal, kus kohas ta oli, see ei ole meie teema. Meie küsimus on tehniline ja just meie jaoks on oluline, et kas tegemist, mis tehnilise probleemiga ta oli, kui tegemist tehnilise probleemiga ja kas mis on selle tekkimise põhjus ja kas võib olla risk, et see tehniline probleem võib korduda. No nii, aitäh kõigile, sest tehnilistel põhjustel me peame praegu lõpetama. Aitäh vaatajatele, aitäh osalejatele, aitäh külalistele, aitäh. Kõik head, kohtumiseni.